armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuse. Loen jutluse tekstiks täna Matteuse evangeeliumi 15. peatükist salmid 21 kuni 28. Siin on kommentaar, et Jeesus kuuleb Kaanani naise palvet. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: Issand, Taaveti poeg, halasta minu peale. Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas, et mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: Issand, aita mind. Jeesus vastas: ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles: ei ole küll, Issand. Ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle: oh naine, sinu usk on suur. Sündigu sulle, nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Aamen. Istuge palun. Milline eriline näide ühest püsivusest. Milline võib olla usk, usaldus Jumala vastu. Tõesti see püsivus ka, kuidas see naine pöördus Jeesuse poole ja ta ei andnud järele. Ikka pöördus uuesti. Mis tänases loos siis toimus? Olgu see lugu meile õpetuseks. Jeesus kohtas ühte Kaanani naist. See naine pöördus Jeesuse poole, palus, mida ta palus? Ta palus Jeesuselt, et Jeesus tervendaks tema tütre, see valu oma lähedase pärast. Et Jeesus tooks abi, et Jumal tooks lahenduse. See naine kutsus Jeesus issandaks. Kutsus teda Taaveti pojaks. Naine tuli kindla teadmise ja usuga, et Jeesus on päästja. Jeesus on Messias. Ta tuli, et abi küsida. Tuli valutava südamega oma tütre pärast. See on ka see, kui me kuulutame evangeeliumi siin maailmas, siis me teeme seda ka selles mõttes valutava südamega, et me tahame lahendust nendele inimestele. Siin oli tegemist naise tütar oli vaevatud. Aga meie pöördume Jeesuse poole ka, et inimesed on vaevatud selle olukorra pärast, mis neil on. Neil on patt, neil on lahusolek Jumalast, et hinged saaksid päästetud sellest, mis ootab seda hinge, kes ei lähe siit igavikku Jeesusega, Jeesuse päästes. Et meie süda valutaks ja lähedaste, aga mitte ainult, ka teiste paljude inimeste pärast. Naine tuli Jeesuse juurde, et küsida abi. Mida me edasi näeme? Kui sina oled nüüd palvetanud, võib-olla sa oled palvetanud millegi pärast, sa ootad lahendust oma elus, mingis küsimuses, mis on nüüd konkreetne sinu olukord. Meil on erinevad situatsioonid. Siis me näeme näiteks naise puhul, naine tuli, aga siin ei tulnud veel kiiret lahendust. Olgu see meile julgustuseks, kui sa ei ole veel lahendust saanud, veel ei ole saanud. Seal oli olukord see, et paganate aeg ei olnud veel käes. Ja sellepärast Jeesus ei vastanud veel naisele sõnagi. See oli seal see olukord. Nüüd jüngrid imestasid, miks Jeesus ei vasta naisele. Nad ütlesid, saada ta minema, ta kisendab meie taga.
No tegelikult jüngrid ütlesid, no issand, miks sa ei taha seda naist aidata, ta niikuinii ei jäta järgi, kuni sa osutad temale armu. Mida Jeesus vastas? Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Matteuse 15:24. Ehk siis kui Jeesus tuli, siis kõigepealt, Jumala plaan oli see, et kõigepealt pakuti Jumala kuningriiki. Jumal pakkus Iisraeli rahvale, oma rahvale. Me teame, et paljud ei võtnud lahendust vastu. Lõpuks kuli selleni, et karjusid lööda risti. Aga Jumal lähenes oma rahvale kõigepealt päästega. See kuningriik, Jumala kuningriik oli Iisraeli rahvale tõotatud läbi Taaveti sajandeid tagasi. Nii et seal olid oma tõotused taga. Ja plaan ei olnud Jumala õnnistust välja valada kohe paganatele enne Iisraeli rahvast. See on see olukord, miks Jeesus nii vastab naisele. Mida me näeme selle naise puhul, Kaanani naise puhul? Ta oli endas kindel. Ta jäi enesele kindlaks, olgu ta meile eeskujuks. Tegelikult oma hinges oli see naine juba kristlane. Ta uskus Jeesusesse. Sellesse, mida Jeesus saab teha. Ja kes on kristlane? Siin on muidugi palju asju, mida saame välja tuua, aga kristlane on see, kes kindlalt usub, et Jeesus on Jumala poeg, Messias ja tõotatud päästja. Me teame ka seda, et oleme tänulikud, et meil võib suhe, lähedane osadus Jeesusega olla, et usk ei ole ainult usureeglite kogum, vaid kordan ikka ja jälle, et see on ka suhe elava Jumalaga. Aga see algab, et me tõesti usume, et Jumal on toonud pääste, Jeesus on Jumala poeg. Et Jumal on loonud kogu universumi, meid kõiki ja ta ei taha lasta inimesel hukkuda, vaid ta tahab päästa igat hinge. Kristlane on see, kes usub Jeesusesse ja siiralt võtab vastu Jumala pakutud pääste. Ja see Kaanani naine tundis, et ainult Jeesus saab teda aidata. Kui palju sinu elus on olnud neid olukordi, et sa tunned, et ainult Jeesus saab sind aidata? Tihti me loodame, et saab aidata meie vara, meie tublidus, meie aktiivsus, meie püüdlikkus, sooritatud ülesanded, mis kõik veel, millele me esmase lootusse teinekord paneme paraku. Mis järjekorras toimime me oma elus ja mõtleme. Kristlane on see, kes usub Jeesusesse ja võtab Jumala pääste vastu. Kaanani naine tundis, et ainult Jeesus saab teda ja tema tütart aidata. See oli kitsikus. Kui me räägime kannatamise ajal praegu, eriti tõesti rõhutame, et on patt, et me vajame lahendust patule. Jumala arm katab kinni meie puudujäägid, aga see vastuvõtmine, armu vastuvõtmine tuleb siis, kui sa oled kitsikuses ja ütled, mina enam ei saa edasi. Minust ei ole seda lahendust. Ma ei oska enam midagi teha. Ma ei oska enam midagi ette võtta. Minul ei ole lahendust tekkinud olukorrale. Et me tunneme ära, et Jeesus saab meid aidata. Kui palju meie elus seda äratundmist. Naine jätkas püsivalt anumist. Ta tuli ja heitis Jeesuse ette ja ütles, issand, aita mind. Ja nüüd Jeesus katsus naise usu läbi ja ütles, see oli läbikatsumise koht. Siin võime mõelda, kuidas Jumal on meiega võib-olla hetk oodanud, enne kui lahenduse toob. Kuidas ta meid läbi katsub. Seal ta katsus läbi nii, ta ütles, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ja ühtäkki jõudis naisele kohale tema olukord, et ta on pagan. Jeesus manas tema ette pildi perekonnast, kes istub laua ääres. Pereisa jagab pereliikmetele leiba.
selle taustal märkas Kaanani naine ka ennast, aga selles loos tema ei kuulunud selles peres veel laste sekka. Seega parimad palad laualt veel ei kuulunud temale. See kirja koht on tegelikult päris krõbe. Siin on öeldud koerakestele, aga me võime tajuda seda momenti, kuidas Jeesus katsus tõesti läbi, mis on selle naise tõelised motiivid. Selles majas oli ta võrdsustatud koeraga. Me teame, mismoodi seda nimetamist koeraks võib, nagu kuidas seda tõlgendada võib, eks ole. Iisraeli rahva seas kutsuti paganaid tihti halvustavalt koerteks. Nii et väga reljeefne kirjakoht. Ja nüüd juhtus midagi ebatavalist. Naine jäi kindlaks enesele. Naist ei ehmatanud mitte miski Jeesuse juurest ära. Mitte miski ei saanud lahutada teda Jeesusest. Me mõtleme meie oma elule, mis pettumused teinekord meil elus on olnud, kus me võib-olla oleme kaugemale läinud Jumalast. Siin naine ei lasknud ennast kõigutada. Naine ei vihastanud. Ta vastas Jeesusele, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Naine teadis, et ta on pagan, aga see on ka huvitav, ta polnud mõtteski kasutada seda, mis veel ei kuulunud temale. Teame, et paganate juurte pääste levis pärast, see oli ka Jumala plaan, aga siin veel ei olnud seda. Ja naine ei tahtnud seda, mis ei kuulunud temale. Tal ei olnud mõtteski saada õnnistust, mis kuulus esmalt Iisraeli rahvale. Kõik, mida ta alandlikult, pangen tähele, ennast õigustamata palus, olid raasukesed, mis aitaksid teda tema hädas. Mis aitaks tema tütart. Kui säravvalge oli selle Kaanani naise usk, selle sünguse taustalt, kui seesama lapseseisuses Iisraeli rahvas hiljem Jeesuse risti lõi. Jumala valitud rahvas, kes esimesena oleks pidanud oma päästja vastu võtma, karjus hiljem mõnuga lööda risti. Ja lõpuks taandub kõik sellele, kas inimene tahab Kristuse oma päästjana vastu võtta või pigem Kristuse risti lüüa. Naine igatses Kristust, ta vajas Kristust. Ainult Kristus sai aidata ja Jeesus teadis, et naisele oli tol korral kasulik üle elada see, pangem tähele see reljeefsus, et teda võrreldi koeraga. Usk sai proovile pandud, see oli usuproov, mis tegelikult siin ei öelda, aga ega naisele see lihtne ei olnud. Aga see oli vajalik olukord. Küllap Jeesus katsus naise läbi, teadis, mis tema südames on. Ja pangem tähele, et too Kaanani naine sooritas, me võime öelda, hingelise kangelasteo. Pole kerge usku säilitada siis, kui see, kellele sa loodad, sind äkki koeraga võrdleb. Aga naine näitas, et ta on alandlik ja soovib meelt parandada. Meie tagantjärele teame, et Jeesus südamest armastas ka seda naist ja armastab iga inimest. Aga selle koera loo kaudu jõudis see naine päästeni ja igavese eluni. Tema usk sai läbi katsutud ja ta pidas kiusatusele vastu. Küllap siin oli midagi, mis oli naisele kiusatuseks. Tegelikult see on kiusatuseks paljudele, et kuidas meisse suhtutakse. Keegi meile midagi ütleb. Ma olen meenutatud olukorda, kus eks ole, inimene tuleb esimest korda kirikusse ja keegi inimene tuleb ja jõuluteenistus, palju inimesi on kohal ja tuleb ja ütleb, mis sa istud siin minu koha peal, mine minema, see on minu koht igal pühapäeval. Inimene tuleb esimest korda kirikusse. Mis siis, et jõulu ajal ta julges üle kiriku läve tulla. Mis sa istud siin, minu koht on see alati olnud ja ajas minema teise inimese. Ja eriline on, kui see inimene, keda niimoodi ära, et ei läinud kuskile kaugele Jeesusest, vaid ta ikkagi ei saanud ehmatatud sellest, vaid säilitas oma sellise hoiaku, pooldava hoiaku ja
ja ikka ei läinud Jeesusest selle tõttu eemale. Nii et meid katsutakse läbi erinevate olukordade tõttu. Ja nii Jumal suudab meid päästa igavese eluni. Kristus näitas nüüd Kaanani naisele, näitab kõigile meile alandlikkus ja meeleparandus. See on see tee, mille kaudu võib toimuda meie hingeline ja paljudel puhkudel ka ihuline tervenemine. Aga et see meeleparandus ei ole lihtne. Ja see on kitsas tee. Me tahaksime laia teed käia, kõik peab nii meeldiv olema, kõik peab kuidagi hea tunne olema. Ei, meeleparandus võib olla väga raske, kus sa päriselt kahetsed, kus sa oled kitsikuses, sul ei ole kuskile taganeda. Sul ei ole kuskile pöörduda ja Jeesuse on abi. Ja sa pöördud Jeesuse poole. Jeesus, sina oled minu issand. Ma võin eksida siin maailmas, aga ma tahan järgida sind, issand. See kitsas tee, sellega kaasnevad paljud kannatused, paljud üleelamised, paljud katsumused, lihalikud katsumused ja vaimulikud katsumused. Kes vähegi Kristusega koos on edasi läinud, oled sa üle elanud katsumusi. Mis on sinu katsumused, millega sind läbi katsutakse. Ära karda neid katsumusi. On kitsas tee. Suur osa maailma inimestest ei käi mööda seda teed. Jeesus on öelnud, kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Kaanani naine leidis selle tee, naine ei solvunud Jeesuse peale, tunnistas oma patusust, kui raske see on. Me tahame õigustada ennast enamasti. Meeleparandus tuleb sinna, kus enam ei ole õigustust. Kui aga ka patu tunnistamisele järgneb meeleparandus, siis tuleb ka päästa. Siis tuleb päästa. Siin on päästa. Ja naise hing tervenes, aga mitte ainult. Tuli abiga tema tütrele. Vastuseks naise kindlale usule, kuidas vastas Jeesus? Oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Naine uskus vaatamata iisraelaste halvaks panule, vaatamata sellele, et inimesed tahtsid ta minema saata, see oli ka seal. Ta ju hüüdis seal, me võime öelda, ta rikkus korda. Aga teda ei huvitanud, mida temast arvatakse. Tema jaoks oli tegemist mitte see, et ma tahan, ei taha, mis mulle meeldib, ei meeldi täna. Leitakse endale selle elustiil, see ei ole ristiusk. Siit ei alga ristiusk. Siit ei alga teekond Kristusega elustiilist. Naise jaoks oli tegemist elu ja surma küsimusega. Me räägime ka mitte ainult maise elu, maise surma küsimustest. Siin on igavese elu, igavese surma või Jumalast lahusoleku küsimus. Kui palju on inimest elus probleeme, takistusi ja nad ei tule Kristuse juurde. Põhjusi, et mitte tulla, leidub alati. Nii hästi põhjendatakse ära, miks ei peaks uskuma, miks ei peaks kirikus käima, mis kõik on takistuseks. Alati leidub aga ka selliseid nagu see Kaanani naine, kes võtavad siiralt vastu Jumala pääste, südamest, isiklikult. Hiljuti küsis üks kirikuõpetaja ühelt täisealiselt neiult enne tolle ristimist. Kas su isa teab, et sa võtad vastu püha ristimise? See on selline keeruline olukord, kus vanemad olid vastu selle neiu pöördumisele. Neiu vastas, et isa ei tea, et ta tahab ristitud saada. Ja neiu ütleb, et ta ei taha isale ka rääkida sellest, ta pelgab. Isa ütles nii, isa ütles mulle, et kui ma lasen end ristida, ta lööb mu maha. Kirikuõpetaja küsis selle peale, aga ema, kas tema teab? Neiu vastas, emale ma ka ei ütle. Ema lubas mind kinni hoida, kui isa hakkab mind maha lööma. Vaat selline olukord. Kui raske situatsioon, kui raske tegelikult sellel neiul.
võis olla ja vaatamata takistustele see neiu tuli Kristuse juurde, sest Kristuses ta nägi elu. Ta ei takistanud miski enam. Ta tundis Jeesuses ära päästja, igavese elu allika. Ega inimestel ongi erinev suhtumine Jeesusesse, ristimisse, Jumalasse, igavesse elusse. See peab meie jaoks saama elu ja surma küsimuseks. Selliseks, kus meil ei ole enam kuskile taganeda, kuskile minna ja me lihtsalt ütleme, vajame, kallis Jeesus, et me vajame sind. Mina isiklikult vajan sind. Ja Jumal on meie jaoks olemas. Ta katsub meid ka läbi. Ükskõik, mis inimene on, mis olukorras ta on, Jumal otsib teda. Kristust ei päästa igavese elu Kaanani naisele, tema tütrele. Kristust ei päästa sellele juba tänapäeval, eks ole, ristitud neiule. Kristus ei päästa ka meile, sinule ja mulle. Meie ülesanne on see pääste vastu võtta ja selle pääste vääriliselt elada oma elu Jumalaga, mis ei ole sugugi alati lihtne. Et me oskaksime Jeesusele järgneda, kes läheb ristile. Kiidetud olgu meie issand Jeesus Kristus. Aamen. Ja laulame